No nii, kell hakkab juba sinnamaale jõudma, et ma pean hulluarstile minema. Somebody's crazy! Nii et lähme käime hullaris. Ta ei ole hullaris, tegelikult on arst, ATH arst. Vaatame, mis ta räägib. Ja siis õhtul ma räägin teile täpsemalt ja lähemalt sellest padari asjast. Ma küll täna storydes rääkisin, aga story'd kaovad 24 tunniga ära ja mul on tunne, et see teema vajab püsivat jäädvustust. Meil jõudis Avant lõpuks maja, et ma saan hakata tööd tegema natukene lihtsamini. Mõtlen ausalt ka, ma olen Avantidega enne ka tööd teinud. Mulle meeldib kõige rohkem just selle lihtsuse pärast, et see ei pea olema mingi spetsialist, et saad aru, see on niisugune joysticki teema põhimõtteliselt. Ja väga hästi saab manööverdada sellega ja mulle meeldib see, et nad on suht pisikesed, aga see jõudlus on neil ikkagi hea. Nii et nüüd saab kõik vajalikud asjad ära teha, mis ma tahan, et saaks ära tehtud. Ma arvan, et ühe päevaga. Sa teed tublisti praegust. Issi, sa teed tublisti. Kohe see tuleb sa. Issi, sa teed hästi praegust. No nii, mul on hulluarsti juures käidud. Mis ma oskan öelda? Et käidud on. Kirjutati proovimiseks mingi ravim. Ütlesid, et oli üsna kindel, et mul ei ole olnud depressiooni, vaid mul on lihtsalt mingi burn down olnud, sest et ma teen nii palju ja mul on literaali ATH, mida ma ka ise, mitte ma kahtlustasin vahepeal ise ATH, et ma tean, et mul on ATH. Aga ma kahtlustasin ka, et võib-olla see ei olnud ikka depressioon, ma ei tea, see oli lihtsalt mingi full breakdown. Sorry, mul mõte praegu käib 10 erinevas suunas. Ühesõnaga, jah, ma hakkan mingit ravimit proovima, mis ma lähen mingi ajuuuringule. Ma ei tea, mai lõpus, nii et I will let you know. Praegu ma vaatan, et mul on siin tulnud hunniku pakke esmaspäeva raames, näitan teile, aga saad sulle siuksed dušikeelid nagu pahud. Ja mäletate, kunagi olid ajakirjades see, et sa said nagu kraapida ja nuusutada, siin on ka peal siuksed asjad. Kui fun! Nad ikka rõõmustavad nii väiksed asjad. Mis see on? Honey Greek yogurt. Okei. Eks ma esmaspäeval näitan rohkem. Ja siis mulle tuli just Oskari lihatööstuselt pakk. Ma mõtlesin täna Prismasse minna. Meil on nii palju süüa. Ribi, barbecue, sisefilee. See on raske ühe käega seda teha võtta. Nii, mis siin veel on? Sink. Need on mu lemmikvorstid. Täissuitsuvorsti pepperoni. E-vaba täissuitsuvorst, täissuitsuvorst Moskva. Jesus Christ, kui palju neid on. Mündi täissuitsuvorst. Okei. Kanalihasült, sealihasült. Kukeseentega toorvorst. Õige. Valge veini ja salsaga toorvorst. Appi, kui palju asju siin on. Olge nii vait. Lihaviiner. Päris grillvorst. Veel väike viiner. Lastevorst. Mulle väga meeldib lastevorst, aga ma ei ole kunagi siukest proovinud. Mis siin lõpus veel on? Kebab lambalihaga. Holy Jesus! Ütleme nii, et vorst ja liha jätkub nüüd. Hugo küsib ka kogu aeg, et tema tahab ka kopa peale tulla. Et millal tema saab tulla, aga mul on väga raske seda tööd siin teha, kui... Ma tean, et see ei näe praegu ilus välja. Kui iga päev seda tööd teeks, siis oleks teine asi. Aga poisiga saab ainult lõbusõitu teha, sest et muidu nagu tööle ei saa absoluutselt keskenduda. No. Kus saadi tööles? Nii või? Keerad, jah? Nii pidi. Keera, jah? Teisele poole ikka. Nüüd Issi tuleb, ronib ka sisse. Okei. Ega ma sind üksi siia ei lase. Oot, ära mine, ma ronin sust mööda lihtsalt. Ole seal. Issi istub sust mööda lihtsalt. Hops. Nii, Issi tuleb sa kõrvale. Nii, ja nüüd mäletad. Issi seletas, oota. Näe, kui niimoodi tõstad, siis on kõrg... Oota.
nii, lasen selle kaugemale sul. Aine, et ta kuskil hästi vähe, jah? No näed, hakkama said. oota. Nii. Vaikselt, vaikselt, vaikselt. Noh, näed, liigub küll, onju. Nüüd vajuta punast, et ta läheks kinni tagasi. Hoia, siis ta läheb ilusti kinni. Nii et see, kus vanasti oli lõkkeplats, selle katame kõik ilusti mullaga ära ja sa oled päris palju siia pand juba, jah? Et viska siia veel on juurde või? Et tubli. Et ma räägin, see on ikka jube hea tööriist, ausalt. Ära loobi poja, pane ilusti. Nii nagu sa kõik oled teinud, palun tee ilusti. Nii. Lõkkeplatsi ma sain eemaldatud, siit ma koorin natuke pinnast ka ülesse, sest siia tuleb siis kanamaja selline pikendus, mis jääb katuse alla. Homme tuleb vaadatakse kruus peale, selle ma saan ka veel lavandiga ilusti ära siruda. Aga minu üks murekoht on see känd. Ma ei saa seda siit ära ja see natuke jääb ette, nii et ma pean täitsa mõtlema, mis ma sellega teen. Mul on täna pakipäev. Märten teeb aiatöid ja mina muudkui saan pakke. See on 3. pakk, 4. pakk. Mine nii emme. Vaata, kui nunnu kotikene. Ja see on, ma ei oska seda hääldada. Lockdown. Ma alles hiljaaegu nägin TikTokis kõik promosid seda dušiõli Almondi, mis on mandli dušiõli. Ja kas olid hullud päevad või Stockmannis on see, ei Osturel, kumb seal on? Ostsin 2 tükki endale ja Kristinale ja ma armastan seda lõhna. Nüüd ma sain veel, mis siin kirjas on. Siin kollases karvis on samuti mandlisarja tooted. Ostes 8.05 kuni 10.05 Lockdowni butiikidest ehk siis Rokas Ülemistes vähemalt 79 € saad kingituseks uinuvad roosid. Ja kuni 11-ndani on ilukauplustes -15% ja lisandub partnerkaardi soodus. See on emadepäeva kingitus, ma sain just aru. Nii nunnu, ma ei ole ühtegi teist seda Lockdowni, sorry, ma ei oska seda nimetust, ma ei ole kunagi proovinud. Ainult seda dušikeeli, nii et I am very, very happy. Nii et minu suured tänud ILU-le ja Lockdownile. Äkki kunagi ma õpin seda nime ka veel ütlema, aga kas mandel näeb siuke välja või? Kas siin sees kasvabki mandel või? Ma olen kunagi näinud. Appi kui tore. I love it. Ilus pakikene. Kuule, selle ma saan oma emale emadepäevaks kinkida. Märten on oma kopast nii obsest, et ta ei... Oota. Et ta ütles, et ma läksin üksi Prismasse. Mis on väga hea. Sest et siis mul ei ole härras südametunnistust kaasas, kes on mingi Malju, kas on oma aja 7. baasi. Muidugi on. Alati on. Ma pole nii ammu Prismas käinud, mõtle, kui oli uusi huvitavaid asju seal võib-olla. Ma pean ainult Märtenile kummikut tooma. Ja mis mul veel vaja oli? Leiba ja mul on vaja apteeki minna. Ma ostan oma uut hullurohtu. Sai see lõkkeplats ka siin just ära sirutud ja natuke on vanastajast mingit sitta siin, aga pole hullu. Poja, kus sa oled? Ma ei saa üle õue, see on täiesti suvi, ilm on ilus ja ma saan Prismasse. Nagu saaks elu parem olla. Esimene asi, mis ma tegema pean siin Rokas olles, pean minema Candy Popi, sest et seal müüakse mingisuguseid tamplinguid ja Marta nii jubedalt tahtis endale ühte. Nii et ma lähen siis ostan talle ühe, kui ma leian siit. Kus olla võib? Okei, nadilugu nüüd ei olegi üldse siin koha peal, vaid ainult e-poest tellides, nii et okei, fine, mis kellin, kui ma koju lähen. Aga nüüd ma lähen käin apteegis ära. Istume ja ootame retsepte. Prisma kohe hakkab ahvatlema mingite ilusate roosade asjadega. Nii cute. I believe in me. Ei no, seda roosat, kella oli mul vaja. Lihtsalt on vaja.
pole midagi öelda. issand, ma olen nii kurb, et siin ainult üks on -70% valguskett. You're coming home with me. Ma ei tea, kas asi on selles, et õues on nii soojad ilmad, aga täiega tahaks nagu õue või noh, meile hoovi telgi panna. Siin on päris palju telke, aga mul on kunagi olnud telk, aga ma ei ole mingi telgi ekspert, nii et ma ei tea. Ma ei julge praegu võtta, kandke teada mulle, millised telgid teil on või... No ega me mingid suured matkajad ei ole, et nagu noh, nipet-näpet natukene, vaata. Okei, ma lähen full hüsteeriasse, vaadake. Siuke tomato grower. Vaata, et pärast saad nagu siukseks teha. Ja siis siuke kartuli grower. Oh my god, I need them both. Hakkan kartuleid ja tomateid kasvatama. I'm doing it. Küsimus on ainult see, et kas ma saan kartulit, mida maha panna või ma võin suvalist kartulit panna, mis poes on või? See ei tundu usutav. Siin on siin nii palju seeneid. Aiakindaid mul on ka vaja. 3 paari, 4,50. You're coming home with me. Ma olen siuke gardener. Ma võtsin endale siukse asja, mille nimi on kõblas. Ja mul on aiakühvel jälle kadunud. Oota, ei, see on liiga peenike, ma võtan laiema. Oot. Pidin näpuga eile istutama. Nii, okei. Ma pean siit aiaosakonnast naksu panema, sest et siin on liiga palju asju. Vibusaag. Ma ei tea, mida sellega teha. Oh my god, vaadake, mis asja ma leidsin. Siuke Barbie phone. I need it, siis ma ei saa purjus peaga storysid teha. Martal läksid reisil kõrvaklapid katki, ma vaatan 24 € ainult. Tunduvad ägedad, on ju. Aga vaata, JBL-id on ka -30%. Ma ei tea, kas ma peaksin nagu priiskama ja võtma kallimad, sest need ilmselt püsivad kauem, aga ma ei tea, mul ei ole... Kas lapsele samas on oluline, et nad juba kvaliteetsed oleks, ma ei tea. Need tunduvad väga tuusad tegelikult. Märten tahtis kummikuid endale. 59 ja 34. Ja need on nagu kergemad vist. Samas Märtenit teades ta kindlasti eelistaks odavamat. Ja siis olen mina, et tema soovile vastu panna, ma võtan siis odavamad. Tehke mulle selgeks. Siin on või. Koorevõi 82%. Kilohind 4,95. Kilohind 14,33. Kas siin veel võid on? 11,79, 11,40, 13,16. Ma võtan 2 tükki. Okei, mu shopping on tehtud. Ma olen väga rahul, et ma leidsin neid suuri nagu konteinereid, kuhu panna see kartul, siis 2 tomatit või ma ei tea, palju sinna mahub. Ja siis ma võtsin 4 lihtsalt suurt siukest plastikust suurt seda, et panna mingi maitsetaime asju, sest muidu jänesed söövad ära. Nii et I'm happy. Ma loodan, et mul on mulda kodus. Aga tead, miinus on nüüd see, et see McDonald's karjub mu nime. Tahaks väikest lasteinet küll, kuigi fitness is my passion. Korda ta vist on öelnud et samad sõnad või midagi, aga üle saada läheb lihtsalt üle. Üks teema just suhetega, et ma tunnen, kuidas mu käis ära nagu mingi klikk. Uisu, palun vaata parem seda. Vaata, kui ägedad tomatid ja kartulipotid ma leidsin. Väga ägedad. Siis ma ei peagi hakkama tegema, nagu ma TikTokis nägin, vaata võrgu. No aga siin on ainult 2, ma ei tea, palju taimis ja mahub. Ja kummikud said ka. Oi, super, neid ma vaja, kui nähtan betooni peale. Vaadake seda maameest. Märten on korralikult ikka märatsenud siin. Üritab praegu mingit kändu kätte saada. Tead, ma pean ütlema jällegi, mis on ülihea selle Avandi. Ma oleks nagu kurdi Avandi reklaami. No. Aga nad panid selle otsiku mulle, mis käib nagu lahti ka, vaata nagu hambad. Ja siis ma võtsin sellest kärnust kinni. Ja hakkasin tagasi ikutama. Mul vahepeal lavent tõusis õhku poole neist. Oi. Aga... Oi. Lust näha, kuidas inimene rõõmu tunneb elust. Ui.
Drop that känd. Vana känd. Nali. lugu on see, et Hugol on mingi räige köha ja vana ei saa isegi magada nüüd. Ja ma tulin talle mingit rohtu võtma. Et muidu mul tuleb ka unetu öö. Tere! Aga ma käisin, võtsin talle mingit asja, mis leevendaks, et ta saaks magada. Et ma ise ka saaksin magada. Oi. Nii, täna on uus päev. Jätkame sellega, mis meil eile poolikuks jäi. Kell 9 viiakse konteiner ära. Siis ma lähen käin ehituspoes ära. Ma pean tooma geotekstiili. Sain siis kõik tehtud. Sinna tuleb kell 11 meil kruus. Killustik. Ma ei saanud öösel väga palju magada, sellepärast, et Hugo on tõbine. Ja ta aina nuttis ja köhis ja nuttis ja köhis ja nuuskas ja köhis ja nuttis. Et mõnikord lihtsalt on niisugune elu. Mul endal on ka kurk jube valus. Aga ühesõnaga, täna saab veel kopaga kõik vajalikud asjad ära teha. Siin vaikselt hakkab asi ilmet võtma, aga teha on muidugi sitaks palju. Hea uudis oli see, et Pelli oli hommikul pannkooke teinud. Nii et ma ei pidanud midagi küpsetama hakkama. Ja poja! Tere hommikust! Nüüd on neljapäev. Minul on kell 12 täna podcasti salvestus. Aga nagu ma eile ütlesin, ma tahaks sellest padari teemast teile detailsemalt ja rohkem rääkida. Aga siis ma hakkasin juba hommikul blogima, nii et kui see vlog üles läheb, siis on blogipostitus ammu üleval. Minge vaadake, ma panen sinna ka igast screen'e ja asju, mis literaali tõendavad mu pointi, aga noh, seda me teeme kõik, et mul on õigus anyways. Mul läpaka juhe lõpetas töötamise, mul oli blogipostitus peaaegu valmis ja siis aku sai tühjaks ja läpakas ei töötanud ja ma läksin jumala sapsi, jooksin see mööda maja ringi. Also, ma võtsin täna esimest korda oma seda uut ATH rohtu. Mul on küll nagu väike siuke sabin sees, aga noh, mis ta nimi oligi? Oi. Dexamfetamiin. I love doing amfetamiin, aga ühesõnaga tegelikult I don't. I have and I don't. Eelnevad vaata need ATH rohud tekitasid mulle seda tunnet, et tahaks lõugu kokku suruda ja siuke nagu ärevus tekkis sisse. Seda veel pole juhtunud, ma ei tea, kas äkki võib veel juhtuda. I will let you know. Ma tahtsin tegelikult midagi veel rääkida sellest eilsest psühholoogi käigust. Ma ei mäleta tegelikult, mida ma üldse rääkisin. Eilne päev läks nii sahinal mööda kuidagi. Ma kinnitan teid siia külge. Aga ühesõnaga, kui see psühhiaater... Sorry, kui ma kordan ennast, ma tõesti mäletan, mis ma eile rääkisin. Ütles mulle, et ta arvab, et mul ei olegi kunagi olnud depressiooni. Mis ütlesin seda, aga sorry, kui kordan. Ta arvas, et I was lihtsalt burned out. Ja ma ei tea, võib-olla see on tõsi. Ma tõesti ei tundu nagu tegelikult väga siuke depreka vend, aga no, ma ei tea. Ja neid ATH rohtusid, ja ta ütles ka, et ta ei näe mitte mingit põhjust, miks ma peaks neid antidepressante edasi võtma, kuigi kõik kommentaarides sai mingi, see tohi nüüd ära lõpetada. Literally nothing happened. Ja ta ütles seda ka, et kui ikka mõnikord on nagu sitt tuju ja mingi bla bla, see on literally meil kõigil. Ma panen teid rohkem sirgu. Vaatake suur punn. Et see on literally meil kõigil. Ei saa paratamatult niimoodi, et kogu aeg on hea olla. Ja tegelikult it's true nagu. Praegu mul on vähemalt hea olla. See on nagu õhtukreem. Kus on mu päevakreem? Et ma ei tea, ta ütles, et ma ei pea neid ATH rohtusid iga päev võtma, aga noh, umbes, et siis, kui mul on midagi väga tegusat vaja teha, mida ma ei taha teha. Sest et point on selles, et kui on ATH ja on palju teha, aga sa tahad kõik asju teha, siis on jumala fine. Aga mõnikord on vaja teha asju, mida ei taha teha. Minul on täna ainult tahan teha asjade päeva, aga ma lihtsalt tahtsin seda proovida. Ma tahtsin teada, et kas see tekitab mulle seda parakat. Sest nagu öeldud, mina olen podcast ja pole Kristinat nii ammu näinud. Mina ma nägin teda viimati. Reisil alles või? What? Jah. Kui me reisil olime, siis nägin teda. Et ühesõnaga mul on väga hea meel ja eriti tore on see, et tänane salvestatud episood lähebki kohe täna üles, nii et inimesed saavad väga fresh contenti, see on väga vahva. Ja ma ei tea,
võib-olla Märten jõuab käia poes ja tuua mulle seda terrassi värvi, et äkki ma siis täna pritsisin endale igale poole. Kasutan seda Clarins Double Serumit. Ostsin selle mingi aeg ja see oli mulle täiesti tume, nüüd ma olen õnneks natuke tanned. Mis saab asja ka. Aga ühesõnaga, ma võib-olla värvin täna terrassi, võib-olla ma ei värvi täna terrassi. Sest et ainult jumal teab, mis tunne mul pärast on. Aga ma pean ütlema, et lisaks Eestis olemisele on nii tore kuidagi olla tagasi blogis ja sotsiaalmeedias ja kuidagi ma olen igatsenud teie company't ja ma tahan öelda nagu väga siiralt, et mul on hea meel, et mul olemas olete. Alati, kui mul on mingi kass või midagi, siis te olete alati olemas ja ma ei tea, ma olen väga tänulik teie eest. Ja arvestades neid eilseid artikleid, näiteks mis minu ja Padari kohta tehti, siis ainult Õhtuleht oli see, kes nagu actually küsis mõlema poole kommentaari ja Kroonika, Elu24, kumbki minu kommentaari ei küsinud, panid lihtsalt mingi asja kokku ja pealkiri umbes, Mallukas on hädas. Ema on sul hädas. Tanel Padar võtab ise juppe oma kohtuasjast tagasi ja mina olen hädas. Tõesti super meediatöö, ma ei tea. Aga teate, nagu ma täna mõtlesin, siis see on see, et kuidas meedia sind kuvab, on ju. Ja see võib olla väga hea, see võib olla väga halb. No, ma jõudsin järeldusele, et mul on vapsi epohui, sest I am a media bitch. Nagu olen ju, mul on omad lugejad, neid on päris palju. Ma ei saagi kõigini jõuda ja ma ei saagi huvita tegelikult nende inimeste arvamus, kes mind ei tea ja kes olukorda ei tea. Teie siin teate, sellepärast ma teile jagan ka rohkem. Mõtlen, ma blogis üritasin seda hästi lahti võtta. Nagu te näete, võib-olla see tablett natukene kammib mind, sest nagu te näete, ma ramblein praegu hästi palju, aga kui ma kirjutan, siis ma saan nagu mõelda ja täpselt kirja panna. Ma ei... Oh my god, ma kammin ampfi. Aga pole hullu. It's legal. Ja, I love everything that's legal. Rääkides legalist olemiseks, siis ma eile panin siia, filmisin klippi, kuidas ma autos mäkki sõin. Ja ma tahan rõhutada, et mul tegelikult endal on räme petpiiv ja ma vihkan, kui influkad ja sisuloojad autoroolis filmivad. Aga ma tahan seletada olukorda, ma tegelikult ei tee seda kunagi. Ma olin ummikus ja siis ma seisin seal nii kaua, siis ma mõtlesin, ma teen kiire klipi, kuidas ma seisan ummikus ja söön mäkki. Ja just siis, kui ma filmi panin, siis mu ees auto hakkas nagu natuke aeglaselt edasi sõitmast, natuke liikus edasi. Et ma ei sõida ja ei filmi ja ma reaalselt nagu vihkan seda ja olin paha tüdruk. No, ma ei tea, ma läksin errorisse ja siis ühesõnaga, teate. Oh my god, ma tõesti kuidagi... Rahuneme. Kuskil siin peaks olema üks tirri mingi concealer, mida ma tahtsin proovida. Aga kus see on? Ma eile nägin seda. Sahtlid on nii sassis, et ei ole võimalik. Tead, vahet ei ole. Ühesõnaga, ma nüüd teen endal kiire meigi ja siis kirjutan blogipostituse lõpuni ja siis lähen podcasti. Päev number 2 siis. Siia panin tekstiili alla kanga ja nüüd ma ootan, et keegi tuleks vaadaks mulle siia koorma peale. Interneti jutt oli super. Kuule, davai, jah. No nii, kell on 11:30. Mina olen teil nüüd kohe hakkan podcasti sõitma. Blogipostitus on üleval ja ma sain isegi riided kappi enam-vähem sorteeritud, nii et the drugs are working. Teate, ma pole nii ammu podcasti teinud, et mul on nii hea meel siin tagasi olla.
ja ma pean tunnistama, ma olen väga Kristinat ka igatsenud ja ta just sõitis sisse. Nii et ütleme talle koos tere. Ta kunagi välja tuleb. Kristina, I have missed you. Ma just vlogisin. Filmid siin, ära ära saatust ka jälle. Ma just rääkisin, et ma igatsesin sind. Nii arvas. Ja nüüd me lähme teeme... Võtaks joogist tõmaks. Ja ma tõin sulle ka tegelikult. Noh, siis ma Kotis. Podcast on salvestatud, 2 episoodi purgis. Täna juba tuleb esimene episood meil kohe välja ka, nii et väga värske kraam. Oota, mul on mingi hunnik pakke tulnud. No nii. Hakkame uudistama. Mis siin on? Teeme pakid lahti ja siis mul vaatsin, mul on 50 lugemata meili, ma pean nendega tegelema. Ja siis vaatame, äkki ma täna jõuan siis terassi värvima. Ma ei tea. Vaadake, Silk on mulle saatnud emadepäeva kingituse. Üks ilusa Tanel Veenre prussikesega. Rinnavärgike tähendab. Ma polegi neid uusi tilktooteid üldse proovinud. Ma vanu olen küll, kui nad alles välja tulid tegelikult. Nii et väga uhke. No, Essence. Fun. Suurimad tänud. Ja Lumilill on saatnud ülihea lõhnaga emade küünlapõrd. Märten ütles, et see on nagu roosilõhn, aga mina ütleks, et see on nagu mingi... See ei ole roos, see on midagi head. Mingi lille. Ja siis, kelle lapsed lasteaeda või kooli lõpetavad nüüd, siis õpetajatele siuksed väiksed küünlad ongi väga hea. Midagi tuleb neile kaasa olnud, et millal see kool üldse lõpeb? Varsti. No, on olemas. Tahtsin, ta on paki peal nimi isegi, aga no ma ei ütle ta nime. Aga ma tahtsin öelda, et nii äge üks naaber jalutas enne siin ukse taga ka lastega ja ma panin just Avanti, saatsime pikale teele. Ja küsin, kas ma tomatitaimi tahaks. Nii et meil on tõesti armsaid naabreid ka siin. On muidugi. Me oleme ise need sitaga. Meie oleme need sitaga naabrid, teised on kõik head naabrid. Jaa, nii äge igastahes. Oi, meil on siin ka tomatitaim, me peame neid kasvama, ta on jube kurvaks jäänud. Aga ma tahaks väikse kätte lugema. Aga vaata, meil on ju need... Kas meil on mulda või? Paneme õigesse sinna siis. No vaadake seda. Nii ilus. Ma olen seal... See on... Ma ei taha üksida. Jah. Green Forever poest. Minu kõik kunsttaimed on sealt pärit. Ja nüüd siuke ilus kimbuke. Ma tean, kuhu ma ta panen. Võtan ümber ära. Appi kui ilus. Mul on selline väga meeldib, kui kodus on lilled, aga noh, siuksed kimbud maksavad mega palju. Ja nüüd ma saan ära kasutada seda vaasi, millel on pragu sees ja ma ei saa sinna. Päris asju panna, jah? Päris asju panna, siis ma ei saa vetsi panna. Pean seda kõik paremini stailima. See on põhja vähem teie panna. Lahti tegemine äkki? Ei, ta just hoiab tegelikult ilusti, vaata kui ta niimoodi oleks. Vaata praegu vajub liiga põhja. Pean siia põhja midagi panema. Rätikust on vähe. Rohkem rätikuid vähe. Ma pärast mõtlen, kuhu ma seda panen. Meil on maja nii sassis, ma ei saa praegu keskenduda. See on mul reaalselt võtnud, ma arvan, 5-6 minutit, et see siin laiali ajada, nii nagu vaja. Okei, siia ma pean veel natuke siia nurka tõmbama, aga nagu ma ütlen, ma ei ole spetsialist. Aga see masin on nii hea, see on tõesti lihtne aparaat. Sorry, ma siin oma voltide väel olen, aga nagu ma ütlesin, mul oli 50 arvet on ja saate aru, kuradi 20 neist on fucking... Või mis ma ütlesin, mul 50 e-maili, 20 neist on arved. Ma sain liikluskindlustus läbi, kasko läbi. Mu teliarve oli 450 eurot. Fuck, ma tegin seal kuradi Türgis. Mis Türgis, Sri Lankal? Ma perses, no. Nii palju asju, kõik Eesti Post tahab 458 eurot. Mis kuradi viitenumber, kus ma selle võtan? Mõni ime, ma ei taha oma e-maile vaadata. Õudust Allee vaatab siit vastu ainult.
Oh my god. Mul on 3 kirja. 3 kirja veel. Kurat, just tuli uus email ka vist. Ärge kirjutage mulle rohkem, mul on 3 kirja. Ja üks nendest on selle 8-tonnine advokaadiarve. Ettevaates.ee kohta. Siis mul on psühhiaatri poolt saadetud raamatusoovitused, neid ma ka ära ei saa kustutada, mis ma vastan neile. Siis mul on üks asi veel, millega ma lihtsalt ei viitsi tegeleda. Oh my god, I can't believe I did it. Kui te nüüd küsite, kas ma läksin terrassi värvima, siis vastus on ei. Ma hakkasin hoopis seda punni pigistama. Kas see oli hea mõte? Ka ei. Ja ma vaatan, et see jumekas, mis ma panin, vaadake lähedalt. What the fuck? Selle maha võtma. Oh, kui hea tunne. Oh. Jesus Christ. Õudne on see meigimajandus. Tuleb ikka au naturella ja rõve alla. See on mehe jutt. Oot. Ma pean ütlema, et nagu te nägite hommikul, ma olin väga siuke see suur hai läks nagu õnneks ära. Ma isegi tundsin vahepeal podcast'i selles, et ma natuke crashin, siuke uni tuli korra peale. Aga ma pean ütlema, et ma olen olnud täna väga produktiivne. Ma vastasin kõikidele oma meilidele. Tähendab 3 jäi, aga mul oli neid üle 50. Aga on crash, jah? Ei, enam ei ole. Kurb lugu oli see, et enamus olid arved. Appi ma veritsen. On vaja ennast pigistada igalt poolt, enne. Õudukas. Mis sa arvad, kas ma peaksin terrassi värvima või süüa tegema? Mul on kõht tühi tegelikult. Mina arvan, et kõigi peale mõeldes süüa tegema, aga ma ei tea. Ma ka ei tea. Ma ei taha. Me sõime seda suppi just, borši. Aga minul on kõht tühi. Siis sa pead seda tegema. Ja kurb on see, et kui ma lähen sinna alla, siis ma pean hoopis kööki koristama, sest köök on nii sassis. Ja mu magamistuba ka tegelikult, aga tead. Kõike siin ilmas ei saa võita. Kas midagi vähemalt on korras, või? Võib-olla ma tunneks ennast hästi, kui elutuba korras oleks. See on Hugo. Kas segaks mind kuidagi koristamast, või? Ei, seda mitte. Appi, ma lihtsalt niimoodi veritsen. Mis sa tegid? Pigistasin oma ninalust punni. Kaamera ees. Ei, mitte kaamera ees. Privaatsel. See on next level ju. See oli Kuigi mulle privaatsel. meeldivad TikTokis need videod, kus punne pigistatakse. No ja, see oli väga edutu käik. Ma olin nii invested sellesse, ma tellisin endale objektid, millega punni pigistada. Aga see ei aidanud mind, ma lihtsalt veritsen, ma rivisin oma näo lõhki. Oot. Mine pekki, it's a thing nagu reaalselt. Märter hakkas kohe mu punni pigistamismaterjale katsetama. Aga vähemalt sa oled nagu viisakalt seljaga, et keegi näe, mis Mul teed on, vaata nina peal need poorid. Lähevad jube umbe. Kuule, see on väga hea ost, kallis. Ma sain enam-vähem korda elutoa. Nõud on veel mustad, aga see ei ole minu probleem. Märten veib õues mingisugust. Mis need on? Jälle mingid pakid sulle. Mis pakid? Ma ei tea, mingi kaart on ka sees. Okei. Issa kui rasked. Oota. Ma teen täna neid kukeseentega toorvorsti ja kui te küsite, millega me neid sööme, siis vastus on mitte millegagi, sest ma ei tea, millega neid süüa. Sipelgas, jälle. Paljalt. Ma võin tõue. Tegid katki. Vaadake, mis tehnikat ma kasutan. Ma tõstan kõik need karbid sinna, mis peavad üles minema. Minul on põlved läbi õhtuks selle kallis. Aga eks ma teen seda ikka. Oh my god. Ma armastan seda, kuidas firmad loevad mingit minu asju. Armas Mallu, märkasime, et Janu need väikse energiasüsti järele, aga Nokko on sinu jaoks liiga Nokku. Pakume sulle samuti Rootsist pärit kõhusõbraliku alternatiivi palju südamelähemetasema nimega Homey. See on tõesti parem. Sest kodu on ju meie kõigi lemmikkoht, kus olla. Oh my god, I feel like they know me. NB, meie joogid sobivad ka lastele tarbimiseks maasikas ja kreip. Loodetavasti teie pere tulevased homid. No, ütlen ausalt, pole kuulnudki.
osad on kafeiiniga ja osad... Okei, seda on mul vaja. Gut friendly, peer passion. Te teate minu armastust pirnijookide vastu. Esimene emotsioon. Lõhnab nagu pirn. Kuidas saab olla ilma lisatud suhkruga? Pirn on hästi magus. Aga see on nagu magus jook. Väga maitsev. 100 milligrammi rohelise kohvijoa kofeiini, vitamiinide ja mineraalidega sümbiootiline piimhappebakter. Sisaldab suhkruasendajat, sellepärast on magus. Kõrge kofeiini sisaldus. Issa, ma julge juua. Mul on see, et ma tohin ainult hommikuti kofeiini tarbida, sest ma olen old as fuck või. Aga jube hea, ma julge lõpuni juua. Joo sina. Maitse. Teine emotsioon. Mina olin esimene. Homie. Mul meeldib see, et see on musta värvi. Miks? Skandinaavia. Muidu sul on väike tukk otsa ees. Issand, kui magus see on. See on energiajook, ma saan aru ikkagi. Ma lihtsalt mõtlesin, tead mille peale, mida ma eeldasin, sest vaata, ma jõin seda Heavenly pirnijooki üks päev. Ja see on siuke, et see lõhnab nagu pirnijook, aga ta maitseb nagu hästi-hästi lahjendatud. Ja mina võiks seda hommikul... See maitseb hästi tõesti, ma pean ütlema. No võt. Ja rootslaste tehtud. Kont 2 krooni. Kuidas saab energiajook olla gut friendly? Ütlen kohe ära, ma ei joo tegelikult energiajook. Ma ka ei joo, kunagi ei joo. Ma vihkan tauriini näiteks, aga siin ei ole tauriini, siin on... Kauriin. Tauriini on see rõvehais, tead see... Ma tean. Ühesõnaga nüüdsest me joome energiajooki, sest et me ei lase midagi raisku. Ma enne just kurtsin, et ma maksin mingi 40 000 arvet ära, nii et kõik, mis meile saadetakse, me tarbime ära ja me hakkame armastama neid. Joo. Nii, kuna teid kindlasti väga huvitab, mida ma siis nende vorstide kõrvale teen, siis mõtlesin, et kuna mul on seda pestot veel, siis ma teen jälle pesto pastat. Ja kõrvale ma teen seda tuuli kapsasalatit. Kapsas, riiviust, küüslauk, hapukoor ja majonees. Mul ei tule see kunagi nii aga tuulil, aga noh, tead, abiks ikka. No okei, mu toit hakkab valmis saama. Ma tegin selle, saate aru, kui lappas mu kõht siin valguses välja näeb. Nagu tavaelus ei häiri, aga ma juba nüüd, kui me olime Sri Lankal, siis ma hakkasin jälle Marti kirjama, et Mart, palun, teeme mulle ikka selle kõhu. Tead, vahet ei ole, lase kõht olla, mis ta on, ma tahtsin süüa näidata. Ma tegin seda tuuli kapsasalatit, aga ma lisasin siia ka ühe porgandi, sest mul on väga palju porgandit ja ma ei taha, et see raisku läheks. Ja ma majoneesi ei pannud, ma olin ainult hapukoort, soola, pipart, kapsast, küüslauku riivisin sisse ja siis ühe porgandi. Sest mul on ainult seda kurgi majoneesi ja ma arvan, et see ei sobi siia. Siis muidugi karulaugu pestuga pasta. Siis ma panen siia natuke neid häid marineeritud sibulaid. Ühel päeval ma õpin neid ise tegema. Te ei pea mulle retsepti saatma, ma tean retsepti, ma olen teinud, aga lihtsalt mulle maitsevad need kõige rohkem, ma ei saa midagi teha. Nii, panen seda ja siis vorstikest ka. Need on nüüd need Oskari kukeseene vorstikesed. Siuksed. Lõika need tükkideks, siis on mugavam süüa. Vahepeal ma kujutan endale ette, et ma olen nagu jube masterchef. Aga shocker, I'm not. Tahan natuke nagu ilusti serveerida. On nagu vaimuhaige, aga siis kui ma serveerin ilusti, siis Märt on alati, nii ilus. Ma ei tea, miks seda vaja on, et mulle seda ütleks, aga don't judge me, mul on seda vaja. Nii et teeme, oi. Teeme selle valmis. Kuule, Märt neid aldrekut ei saa ilusaks teha, sest et liiga palju vorsti tuleb panna, saab 2 vorsti siis. Noh, et see kabevatum näitan teile ka. Noh, mitte just mästuseks. Okei, võib-olla see ei ole nii ilus. Aga tead, ma arvan, et see on hea. Oh my god, pean istuda. Ma ei filminud, aga mis ütlesid? Et vau, ilus. Kell on 7 õhtul. See sai tehtud. Seal taga planeerisin ka seda natuke, tegin ilusamaks. Siia ehitan mingit veranda pikendust natukene, et oleks nagu siuke ka veel üks koht, kuhu saab minna.
aga ma ütlen ausalt, mul sai jaks tänaseks otsa, nii et ma korjan oma tööriistad kokku ja varsti panen siis blogi kokku. Nii et kena õhtut kõigile teile. Kas võid siis kirjutada? Kallis emme, ma tulen koju. Sa pead tal kaardi tegema. Siis kaardi sisse, Ja. sina... Mina aitan või? Muidugi Ja aitan. mina Jah. See on hea plaan. Kas sa hakkad täna joonistama või sa teed homme seda? Esmaspäevale või? Pühapäeval on see ju, emadepäev. Pühadepäeva, Jah, okei. kui on emadepäev. Jah. Nüüd juba 9 õhtul. Ma ajasin habeme natuke lühemaks. Ma käisin vahe poes, ma käisin pesemas. Käisin poes! Nüüd ma hakkan nõusid pesema. Ma korra käisin hea poja. Tõin ju sulle nätsu. Jaa. Vot, et kena õhtut teile, head vlogimist, vaatamist, nautimist, mis iganes. Ma aitan, mis ma veel pean ära tegema. Ühesõnaga, õhtu ei ole läbi.